siiamaani neid täpitasid käis, aga Eesti peale ei olnud mitte ühtegi. Ja siis ma mõtlesin, et kas tõesti otsustatakse niivõrd ohtliku lepingu saatus, ilma et Eesti maalased sõnagi sekka ütleks. Kas nüüd mitte poleks aega oma mugavusest väljuda, oma õiguse eest seista ja minna ning seista koos teiste Euroopa rahvastega väljas tänavatel? Hetke emotsioonidest ajendatuna tegin pisut mõtlematu sammu ning lõin Tartu meeleavalduse Facebooki lehe. Juba paari tunni pärast hakkasin aduma, millise vastutuse olin endale võtnud. Ja seepeale hakkasin ka kiirelt abilisi otsima. Ja sain ühendust Eesti interneti kogukonnaga, jäi nagu kõrva, et nemad on ka tugevalt akta vastu. Kontakteerusin nendega ning nad olid koheselt nõudnud abistama. Õigupoolest võtsidki nad sellest hetkest korralduse suuresti enda peale üle. Ehk siis ilma Eesti interneti kogukonnata poleks see üritus üldse mitte see, mis ta täna on. Ja ma paluks teid austada neid ühe korraliku hüppelainega. Teatavasti on viimaste aastate Eesti meeleavalduste omaduseks vähene osavõtt. Arvasin, et akta meeleavalduse potentsiaalne osalejate arv on siiski pisut suurem, kuna probleem on eriti tähtis muidu võrdlemisi passiivsele interneti põlvkonnale. Mõtlesin, et kui 300 või 400 inimest kokku suudaks ajada, oleksin igati rahul. Seega te suutsite mind üllatada igati positiivses mõttes. Kindlasti tegi meile head reklaami ka kolmapäevane härra peaministri pehmelt öeldes ootamatu kõne Riigikogu infotunnis. Selle eest, et ta meile siin palju rohkem rahvast kohale teeb, võiks teda peaaegu tänada, kuigi tema käitumine oli solvav. Mis aga aktasse puutub, siis nagu siin juba enne öeldud, siis see võit ei ole veel lõplikult käes ja kahjuks pole ka tulevik helge. Sellepärast, et võimalik internetivabadust piiravaid leppeid on vist veelgi tulemas. Olgu siinkohal ära mainitud BC, IPA Ameerika Ühendriikides ja meile suurema mõjuga TPP ehk Trans-Pacific Partnership. Nendega peaks tegelema siis, kui aktast jagu on saadud. Tänane positiivne elamus aga sisestab julgust, et koos kodumaa inimeste ja ka välismaa protesteerijatega koostööte eest saame lüüa tagasi ohud interneti abil ja vaba interneti kaitseks. Üldiselt on meil levinud arvamus, mis ka mind ennast natukene muret tundma paneb, et noored ei huvitu poliitikas ning et noori 21. sajandi poliitikuid ei kasva piisavalt peale. Aga ka see, mida meie siin täna teeme, on ju tegelikult poliitika ja selleks ei pidanud mitte ühtegi parteisse astuma. Selle asemel lööme suure tõenäosusega hoopis Eesti avalikul koosolekul osalejate rekordi. Ükskõik kui halvustavalt keegi teie tegusid või seisukohti ka ei hindaks, ignoreerige tema arvamust, kui te südames teate, et te seisate õige asja eest. Ma tahaksin teilt kui kaaskodanikelt ka edaspidi loota aktiivsemat kaasalöömist nii ühiskondlikes probleemides kui ka oma vabaduste kaitsmisel, sest seeläbi parandame me ühiskonna nõrkasid tülisid ja muudame enda elukvaliteeti kõigi ümber paremaks. Ma soovin teile kõike paremat, aitäh!